tulevad seekord, ütleme niimoodi, et lokaalselt või mitte lokaalselt tulevad siis Rootsist. Aga Rootsist nad pärit ei ole, nimelt nad on pärit siis Sudaanist ja Alžeeriast ja Süüriast. Kellest jutt on siis inimestest, pagulastest, kes saabusid siis üks päev Rootsi ja Östersundis nad on. Nimelt pagulased, kes siis viidi üks päev bussiga Östersundi Stockholmist, mis on üks väike linnakene Rootsis, et nad saaksid seal rahulikult oma sõjapõgeniku elu elada. Keeldusid siis sellest bussist, mis neid Östersundi keeldusid lahkumast ja põhjus väga lihtne. Nad on tulnud Süüriast, kus on sõda ja Östersund on selline metsaga ümbritsetud linn ja nad kartsid karusid ja hunte ja seal oli väga külm ja tegid streigi ja istuvad seal bussis 32-liikmeline grupp ja ütlevad, et nad on 75-aastane, üks mees on 75-aastane, ütleb, et issand jumal, et ta on Lähis-Idast pärit, miks mind sellisesse kohta viidi ja keelduvad bussist lahkumast. Ja me oleme helistanud sinna Östersundi lähedale bussi, kus 32-liikmeline grupp istub ja küsime, kuidas neil läheb. Halloo! Tervist! No ei kuule. Halloo! No hetkel on katkenud ühendus Östersundi ja meie vahel. Proovime natuke saa pärast uuesti, kuulame ära ühe loo ning siis proovime uuesti. Radio 2. Mitte varjupaiga, aga Östersundi linnaga, kus 32-liikmeline grupp Süüriast pärit varjupaiga taotlejad keelduvad bussist lahkumas, sest liiga külm, liiga palju hunte, liiga palju metsa, liiga palju head elu on. Halloo! Halloo, kas te nüüd kuulete? Jaa, kuulen küll, jaa. Tervist! Siin on nii külm, et telefoniliin läks katki ja praegu minu kolm kaaslast võtsid kätest kinni. Igaüks võttis siis ka ühe traadi otsa enda kätte ja nii me suutsime selle ühenduse taastada. Aidake! Olge palun. No, minu küsimus on see, et te olete pärit Süüriast, kus teatavasti Iraagist ja Kurdistanist. Nii, kus on väga raske elu, väga palav, kodusõda, vaesus. Mis teile ei meeldi Rootsis nüüd siis? Miks te ei tule bussist välja? Kuidas üldse bussis on soojendus? Aga bussist välja astus, seal on väga külm. Seal on väga külm ja meil üks inimene läks välja, tal tulid tükid küljest ära, seal on nii õudne. See on natukene pime on ka, et me oleme päikesega harjunud. Kas teie muidugi helistate kuskilt lõunast meile, jah? Süüriast helistate, tahate mõnitada? Ei taha mõnitada, ma tahtsin lihtsalt aru saada, et mis te nagu lootsite, et Rootsis teid ees ootab? No aga mis teie loodaksite? Te loodate ikkagi seda, et lähed, hakkad elama, eks ju, inimväärsed tingimused on valgus, on soojus, need põhilised inimväärtused, mis on vajalikud selliseks väärikaks eluks, aga meil viidi bussiga sinna väga pimedasse kohta ja öeldi, et minge nüüd välja ja ega valgeks ei lähegi kevad, et kuidas me niimoodi elada saame. Ja metsas saate aru, mets on punaseid täpikesi täis, need on koletiste silmad. Meile näidati veel ühte väga õudset filmi bussis. Ütlesid küll, et selle nimi on Kääbik, aga see oli täis mingid täiesti koledaid peletisi ja me ei julge nüüd bussist välja minna. Mis nüüd edasi saab? Ma ei teagi, mis teie soovitaksite meie olukorras teha? Me oleme nüüd 32 bussis. Ärge lugege, need artiklid valetavad. Need artiklid valetavad, et ei räägi sugugi seda, mis näed nüüd üks peletis praegu täitsa kraabib siin ukse taga, tahab sisse saada. Mis ma peaksin tegema nüüd? Äkki võtate kokku, lähete Östersundi linn? Ei, me siit bussist välja küll kuskile ei lähe. Ei, siin on soe välja. No okei, aga lepime kokku, et jääte bussi edasi. Mis teist saab bussis? Mida tegema hakkate bussis?
ma olen ise hakanud traditsioonilise käsitööga juba tegelema. Traditsiooniline käsitöö? Kaasas olnud hõbedast olen teinud väikese kinžalli. Väikese hõbedase kinžalli, et mõtlen, et äkki saab siin tänava peal kuidagi ära müüa, aga nii pime on ja mitte midagi ei näe. Mida te Rootsi kohta Kuulge, te saate meile palun järgi sõita, tulge meie viige meid siit ära. Mida te Rootsi kohta ennem üldse teadsite, enne kui te võtsite selle pika ohtliku tee ette? Mida te Rootsi kohta teadsite ennem? Kas teil juhtuvad olema tükikene mingit toitu ja soojad riided ja buss, et tulge meile palun järgi. Aga Rootsi kohta, kui te tahate teada, jah, et teadsime, et tegu on väga ilusa maaga. Rootslased on väga demokraatlikud ja lisaks sellele on ka transpordivaldkond väga arenenud. On olemas propelleritega püksid, millega saab ringi lennata igaüks ja üldse on tegu väga sellise mõistliku kohaga, kus elada, aga meil tuleb välja, et meil on valetatud. See Rootsi see on üks täiesti jube koht. Ma ei soovita küll mitte kellelegi sinna minna, sest et ma ütlen teile veel kord, siin on väga külm. Selge. Näed, nüüd nad jälle vaatavad seal akna taga. Ja karud ja hundid. Olge mees. Olete mees ikka või? Kas te olete mees? Tundub. Olge järgi, palun. Ma tulen teile järgi. Aitäh teile, pagulane Östersundi lähedalt bussist Süüriast. Helistame.